Kas sina teadsid, et Telia on seadnud endale ambitsioonikad eesmärgid keskkonnamõju vähendamiseks? Soovime aastaks 2030 vastutustundliku digitaliseerimise abil muutuda CO2 emissiooni ja jäätmevabaks. Sellesse panustavad terve Telia tööpere, meie partnerid ja kliendid. Aga selleks, et teaksime täpsemalt, milline osa meie tegevusest on kõige suurema keskkonnamõjuga, analüüsisime 2020. aastal Scope 3 standardi järgi oma tegevuse mõju. Saime teada, et kõige suurema jälje jätavad meie klientide seadmed, nende tootmine, transport, müük ja käitlemine. Pilt selgem, asusime looma lahendusi, mis praeguseks on juba ka edukalt käivitunud. Pakkudes nüüd klientidele kasutatud, kuid uueväärilisi ruutereid ja digibokse ning müües kasutatud nutitelefone, anname üheskoos panuse tõhusasse seadmeringlusesse ning ka keskkonnahoidu. Siiski peame otsa vaatama tõsiasjale, et meie digitarbimine järjest suureneb. Meie arvutites, tahvlites, telefonides ja ka pilves olevad andmed jätavad keskkonnale oma jälje. Andmete loomiseks, transportimiseks ja hoiustamiseks on vaja servereid ja andmekeskusi. Omakorda nende töös hoidmiseks, nii toitmiseks kui jahutamiseks, kulub samamoodi märkimisväärselt energiat. Mida rohkem me seadmeid kasutame, seda rohkem me andmeid loome. Faile, pilte, videoid ja kõike muud, mis võib aja jooksul digiprügiks saada. See tähendab, et me hoiame neid andmeid oma seadmetes ikkagi alles, kuigi meil neid enam vaja ei lähe. Nii täituvad meie arvutid ja telefonid ning need vahetatakse uute vastu välja. Hea mõte on regulaarselt korrastada oma digielu ja koristada digiprügi. Sellega teeme kummarduse loodusele.